Nii, armsad noored, meil on hea osa juba olnud ja hea osa jätkub, sest me saame ülistada meie Jumalat ja tõsta Jeesuse nime kõrgeks. Ja ma julgustan sind tõusma selleks, sa ei pea, aga ma julgustan, et sirutada issanda poole välja, kiites teda. Kui sinu jaoks on ülistus kui olemus võõras, siis see on see, et sa annad Jumalale tänu selle eest, näiteks, et sa võid täna siin olla, tänu selle eest, et sul on kõht täis, tänu selle eest, et sul on katus pea kohal, aga ennekõike tänu selle eest, et sa võid üldse elada. Ja üks viis on ülistada muusikaga, niimoodi laulus. Teine viis on, et sa ülistad kogu oma eluga Jumalat ja annad talle kogu oma elus täie tähelepanu, et tema saaks sind juhtida, sinu elu muuta, kinnitada. Kui vaja, siis olla sinu lohutaja, olla sinu rõõmuallikas. Seda kõike ta tahab sulle teha. Halleluuja. Isa, me täname sind. Me täname, et sina oled issand siin, oma ligiolus issand, Jeesuse Kristuse nime. Ja me palume lihtsalt issand, et su püha vaim tuleks praegu ja täidaks selle koja issand, selle paiga siin issand. Halleluuja, isa. Aitäh, Jumal, et sina oled selle aja teinud meile issand, halleluuja. Ja me tahame tõsta sinu nime kõrgeks issand, halleluuja. Ülistus sulle kõige eest. Ülistus ja austus sulle kõige eest. Halleluuja, sina oled püha issand. Tänu, issand, halleluuja. Ja issand, tõesti, me avame mu südamed sulle. Jumal, et sina saaksid tulla ja muuta ja uuendada ja kinnitada meid, issand, oma vaimus ja väes. Ja murda ka, issand, meid, halleluuja. Sest, issand, kui meil ei ole sind, siis me oleme sees tühjad, issand, kumisevad vast nõud, issand. Aga kui sina oled meie sees, issand, halleluuja, siis seal on issand rõõm, rahu, pühas vaimus, halleluuja. Ja me tahame rõõmustada sinus, issand, ülistus ja au sulle. Halleluuja. Õpeta mind oma sõna tundma, et ma mures kuulaksin vaid sind. Puhata mind sinu tõotust kuulma, et keskenduksin su imedel. Saada oma sõna minu juurde, et see ei tuleks tühjalt tagasi. Täida minu süda oma vaimuga, et su auks ma ainult elaksin. Sinu mõtted, sinu teod on kõrgemad kui taevas maas. Jumal, oled valgus minu ees. Sinu vägi, sinu imed tulemas, ma ootan neid. Sinu vaimda juhib mind selge. Olen siin ja kiidan sind. Olen siin ja kiidan sind. Rahu minu südamesse too. Tõotustest ei tagane. Mind valmistasid erilise hoolega. Nüüd igavesti loodan sinule. Sinu mõtted, sinu teod on kõrgemad kui taevas maas. Jumal, oled valgus minu ees. Sinu vägi, sinu imed tulemas, ma ootan neid. Sinu vaimda juhib mind sel teel. Sinu mõtted, sinu teod on kõrgemad kui taevas maas.
O püha vaim. O püha vaim, liigume sees, sada meid väega maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttida meis. O püha vaim, liigume sees, sada meid väega maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttida meis. Su nimes kogunenud me, usk ja lootus aitab meid olla valmis, olla valmis. Sinu julgust vajame armu kuulutamiseks, sinu ees siin, sinu ees siin. O püha vaim, liigume sees, sada meid väega maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttida meis. Armastus, mis saatis sind meie päästeks ristile, võtan vastu, ma võtan vastu. Jeesus, oled kõike väärt, mis tahes maksku see, ma usun seda, ma usun seda. O püha vaim, liigume sees, sada meid väega maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttida meis. O püha vaim, liigume sees, sada meid väega maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttida meis.
see ruum nüüd kõigub. Las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Püha vaim, liigume sees, sada meid väega maailma. Püha vaim, liigume sees, las armastuse sündida meil. Püha vaim, liigume sees, sada meid väega maailma. Püha vaim, liigume sees, las armastuse sündida meil. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Päästja, kuningas. Püha, 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 sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas, tänu Jeesus. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha.
halleluuja, deklareerime välja seda. Püha, püha. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Halleluuja. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Halleluuja. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Issand, me tõstame sind kõrgeks. Halleluuja, aitäh sulle, Jumal. Aitäh, et sa oled oma ligiolus siin, issand. Halleluuja. Su püha ümber siin, tänu, issand. Halleluuja. Issand, me võime liguneda sinu ligiolus. Halleluuja. Mure kaob, valu kaob, haigus kaob. Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja, tänu, issand. Ahelad murduvad. Halleluuja, kiitus sulle, issand. Sest sina oled püha. Sa oled kõige väär. Tänu, tänu, tänu sulle. Ja issand, ma tänan, et iga noor täna, kes siin on, issand, võib sinu ees olla täpselt selline, nagu issand ta igatseb. Nagu ta tahab olla, issand. Kõige parema sõbraga, issand, ühe taevas isaga. Sellega, kes hoolib, sellega, kes armastab. Sellega, kellele läheb korda reaalselt see, mida ta mõtleb, mida sa mõtled. Halleluuja. Sest ta armastab meid nii ülirohkesti. Isa, me täname sind, et sa oled oma poja Jeesuse Kristuse andnud. Selleks, et meil oleks elu. Halleluuja. Tänu ja kiitus sulle selle eest. Halleluuja. Vägede issand. Kuningate kuningas. Halleluuja. Sina oled püha. Laulame korra veel. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Kiitus. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Püha, püha, sa oled püha. Püha, püha, sa oled püha. Me päästja, me kuningas. Halleluuja, halleluuja, kiitus sulle, issand. Ülistus ja au sulle, issand. Halleluuja, halleluuja, tänu, 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 tänu.
kummardub su ees, igavest laulu laulavad. Kõik, kes sees on läinud ja kõik, kes usuvad, igavest laulu laulavad. Su nimi on kõrgeim, su nimi on võimsaim, su nimi üle kõigi teiste on. Üle troonide ja seisuste, üle valitsuste võimude, su nimi üle kõigi nende on. Inglid laulavad, püha, ühes looduga, püha, kõrgeks tõstetud, püha, igavesti. Kui oled andeks saanud ja lunastatud saanud, laula igavesti talle. Kui astud vabaduses, ta nime kannad sa, laula igavesti talle. Laula igavesti, aamen, me laulame. Püha, au kuningas, püha, oled alati. Püha, igavesti. Inglid laulavad, inglid laulavad. Püha, ühes looduga, püha, kõrgeks tõstetud, püha, igavesti. Me laulame, me laulame. Püha, au kuningas, püha, oled alati. Püha, igavesti. Su nimi on kõrgeim, su nimi on võimsaim, su nimi üle kõigi teiste on. Üle troonide ja seisuste, üle valitsuste võimude, su nimi üle kõigi nende on. Su nimi on kõrgeim, su nimi on võimsaim, su nimi üle kõigi teiste on. Üle troonide ja seisuste, üle valitsuste võimude, su nimi üle kõigi nende on. Inglid laulavad, püha, ühes looduga, püha, kõrgeks tõstetud, püha, igavesti.
me laulame püha aukuninga, püha oled alati, püha igavesti. Oled alati püha igavesti. Oled alati püha igavesti. Sa oled alati püha igavesti. Kiitus sulle, sina oled igavestis, sa oled seesama eile, täna ja igavestis. Halleluuja. Kiitus, ülistus, sina oled muutumatu, Jumal. Halleluuja. Sellepärast me tahame sind olla sinu ligiolus, püsida sinu ligiolus, jääda sinu ligiolusse. Halleluuja. Tule issand, kõneta meid nüüd, Jeesus. Amen. See lugu on mind täiega rekkinud, nagu see on lihtsalt täielik minu jaoks siuke hümn, et püha lugu lihtsalt ja kiitus issandale. Suur au olla siin täna teie ees. Mina olen Joel Reinaru ja lihtsalt ma ei tea, kas te meelega, mõtlen kätte, okei. Mõtlesingi, et sosse, mina räägin ega mingi kantslist ei hakka rääkima, siis ma lähen kohe jalutama. Aga aitäh selle tähelepaneku eest. Kiitus Jumalale. See lugu vrekkis mind esimest korda siis ka, kus juures Siioni laagris. Mingi 4 aastat tagasi või? Pähklimäel, Pähklimetsas. Ja see esimest korda ma kuulsin, kui Martin mängis seal ja seal olid bändis veel paar tüdrukut, üks Sigrid ja üks Andra, kes seal veel olidki, ma ei mäleta. Aga ma kuulsin essat korda seda eesti keeles seal. See on vist Chris Tomlini lugu, eks ju? Te ei tea? Ikka on. On Chris Tomlini, ja. Super äge. Ja see oli lihtsalt täiega crazy. Ma esimest korda kuulsin ja ma lihtsalt jäin nagu pausile ja ma vaatasin nagu, vau, mida võidmist ja mida lugu. Ja siin ka, ma ei tea, kas te, nagu see oli lihtsalt nagu amazing, ega te ju ei teadnud seda. Aga tookord ka, see oli nagu nii võimas ja nii puudutas mind, et aitäh, Püha Vaim, et sa korraldasid jälle asju nii hästi, mida meie inimesed ei saakski teada ja ei saakski korraldada. Nii et see on juba kinnitus sulle täna ka, et on tulemas vägev laager üldse ja vägevad õhtud ja teenistused ja ausalt lihtsalt. Mida varem sa leiad enda jaoks nagu need sellised pühad, nagu sellised pühad paigad või sellised pidepunktid, nagu ala minu jaoks see lugu ja hakkad nendest teadlikult nagu elama ja viibima, et sa ise lähed tagasi sinna paika, nagu kus Jumal sinuga rääkis või kus Jumal sind nagu eriliselt puudutas ja nii, siis see on nagu ülioluline meie vaimulikuks kasvuks ja vaimulikuks nagu ellu jäämiseks, et see on nagu super tähtis. Meil käib samal ajal siin põranda koristus, see on väga hea, et on töömehed paigal ja lihtsalt strateegiliselt mõtle korraks sellele, kui sul on elus neid asju, mis sind täielikult nagu on nagu märkinud Jumalaga koos käies nagu mingid momendid, kas on selleks mingi jutlus, on selleks mingi kirjakoht, on selleks mingi lugu või mingi laul, siis aeg-ajalt ma soovitan lihtsalt füüsiliselt nagu mine tagasi selle juurde. Nagu võta see enda nagu selliseks kas või igapäeva rutiiniks selles mõttes, et sa võid ju liguneda nendes paikades, kus Jumal nagu oli nagu kuuldav ja nähtav ja eriti nagu lähedale nii, et see on strateegiliselt täiega õige. Mina teen seda ülipalju, ma tean täpselt, mis mu playlistis on. Need lood, kus issand on minuga rääkinud ja ma ise nagu valikuliselt, siin on võimalus elada oma elu nii,
et tuul puhub ja lähed sinna, kus läheb ja kuidas juhtub ja nii. Aga vaimulikus võitluses on ka ülioluline seda strateegiat ise paika panna, seda, et kuidas ma jään püsima, kuidas ma kasvan. Mõelge nüüd sellele, täna on reede õhtu, aasta esimene reede, eks ole, ja paljude jaoks on see pidu. Ja te olete otsustanud tulla Jumala ligiollu. Te olete otsustanud veeta selle täna õhtu, terve selle laagri, nädalavahetuse, otsides Jumalat, nagu Jumala ligiolu, Jumala palet. Enamus maailma seda ei tee. Enamus maailma ei tee. Enamus sinu vanused noored ei tee seda, et nad otsivad Jumala ligiolu nagu reede õhtul. Aga sina teed seda. See juba on märk sellest, et püha vaim elab sinu sees ja tõmbab sind nendesse paikadesse, kus ta on lähedal, kus isa on leitav, kus sa saad Jeesusega kohtuda jälle, kas uuel viisil või vanal viisil, vahet pole. Aga see on juba ülikõva märk ja ma ütlen ausalt teile ära. Kui mind kutsutakse nagu sihukestesse paikadesse, kus ma saan nagu noori näha ja siis Jumal on andnud mulle juba aastaid tagasi sihukesed silmad, mis näevad tulevikku. Ja kui ma teid ka nagu vaatan, siis ma olen nagu raskelt õnnelik juba, sest nähes seda, kuhu te täna oma usuga olete tulnud ja nähes seda, kuhu te veel edasi lähete, siis ma ei suuda ette kujutadagi, kuhu Jumal teid on viinud 5 aasta pärast. Aga ma näen seda, kui vajalik on see, et noorena sa alistad oma elu juba mingile suuremale kutsele, kui lihtsalt see, et lõpetada ära kool, õppida muusikakoolis flöödimäng selgeks ja siis proovida leiba teenida pulmades või kus iganes. Tõin lihtsalt rumala näite, aga whatever, eks ole. Oled sa muusik, oled sa advokaat, oled sa pangatöötaja, oled sa ehitaja, oled sa taksojuht, vahet pole, aga paralleelselt kogu aeg vaata. Me saame olla osa ühest suuremast kutsest, mis on Jumala antud missioon meie elus. Saate aru mõttest? Et siin maailmas me saamegi oma aega kasutada laias laastus selleks, et panustada kaduvatesse asjadesse ja panustada kadumatutesse asjadesse. Kaduvad asjad on kõik need, et mis töökoha sa saavutad, mis tiitlid ja ametid ja palgad ja rahad ja majad ja asjad, kõik see on kõik kaduv. See on ülihea. Jumal tahab sellega ka õnnistada oma rahvast ja siin ei ole mitte midagi, ma ei räägi selle vastu, aga selle sees me saame kogu aeg tegelikult näha ja panustada ka sellesse, mis on jääv ja mis on igavene. Näiteks sinu suhe Jeesusega. Sa oled terve igaviku Jeesusega koos. Kui sa praegu juba seda suhet temaga ehitad, siis mõtle, kui sa ühel päeval temaga kohtud, siis sul on nagu, let's go, bro! Nii ootasin, et sind näha. Mitte nii, et sa kärsa-ais küljes pääsed siit kuidagi taevasse ja siis sa ei tunne pooli prohveteid ja apostleid äragi ja sa ei tea, mis raamatuid nad piiblisse kirjutasid. Vaid sa siin juba ehitad nagu seda suhet Jeesusega. Ja siis, kui sa kohal lähed, pikk list küsimusi, mis siis talt kindlasti küsiks ja mida räägiks. Aga anyways, sa oled üliõigesti teinud, et sa otsid Jumalat juba noores eas. See on super oluline ja Jeesus on nii leitav neile, kes teda siiralt otsivad. Ja see on lihtsalt super cool, et jätka seda rada. Seda tahtsin lihtsalt alustuseks öelda. Ma tean ka, et meil on teema selleks nädalavahetuseks ja see on vabadus Kristuses ja vabadusest me räägime. Me räägime sellest, kuidas leida seda vabadust, kuidas püsida selles vabaduses. Sest kui sa ühe korra vabaks saad, siis on ülipalju neid asju, mis tahavad sind jälle orjastada. Aga selles vabaduses on võimalik püsida ja selles vabaduses on võimalik käia, selles vabaduses on võimalik elada. Sellest räägime. Siis räägime ka sellest, et Jeesus kutsub meid järgnema ja tema järgimises on üks suur vabadus. Täna me keskendume aga sellele, et Jeesuse ristis on vabadus. Jumal pani mulle nii tugevalt südamele, et täna ma räägiksin sellest, kes Jeesus on. Mida see rist tähendab meie jaoks? Homme hommikul me räägime sellest, kuidas püsivalt käia vabaduses. Kuidas püsida nagu oma mindsetis ja oma mõtetes nagu püsida vabaduses. Et see vabadus, mille Kristus meile kätte on võidelnud selles ristis, mida täna räägime. Homme õhtul me räägime Jeesusele järgnemises ja see homme õhtu tuleb ülikõva. See tuleb lihtsalt, ma juba tean ja ma juba peaaegu nimeliselt näeks siit, et keda Jumal selles laagris tahab nagu ära märkida. Kas te teate seda, et Jumal võib väga varakult juba kedagi kutsuda oma teenistusse? Oled sa 10-aastane või oled sa kas või 7-aastane, vahet pole.
siis sellised laagrid, need kohad, kus Jumal võib rääkida, kus Jumal on leitav, siis nendes kohtades võib toimuda midagi sellist ja nii märgilist, mis paneb sulle juba noorena, see paneb sulle nagu selle märgi külge ja selle teadmise, et milleks Jumal mind on kutsunud. Nii et sa tervet oma elu ei pea elama kobamisi nagu pimeduses ja katsetades, et kes ma olen, mis ma olen, pidevas identiteedikriisis, eks ole, ja proovima ennast tõestada kellegile, vaid et sa tead, kes sa oled. Ma olen ühe korra kohtunud ühe kristlasega, kelle käest ma küsisin, et kuidas tal läheb, ja siis ta ütles, et tead, mul läheb väga hästi. Ja ma räägin kohe, miks ma ühe korra ainult sihukese inimesega on kohtunud. Teised kõik on depressioonis olnud lihtsalt, kellega ma ma teen nalja. Tegelikult on nii, et vahel meil kristlastena on endal ka see tunne, et vaata, ma tean küll, et Jumal mind armastab ja kõik see ja ma ise armastan teda ja ma ehitan oma suhet temaga, loen sõna ja värki ja nii ja naa ja nii. Aga enamus mu elust ma tunnen, et ma ikkagi kuidagi koban nagu pimeduses või ma ei tea, et ma teen mingeid asju, mis tunduvad nagu okei, ma peaks tegema värki ja nii ja vahel ma tunnen, et Jumal kasutab mind vägevalt ja need on ägedad kohad. Need on nagu nii super nagu hea tunne, et siia tahakski jääda, aga siis mingi aeg läheb mööda. Ma tunnen, et ma olen jälle nagu opikene, kes ma üldse olen, ja mida ma üldse väärt olen ja värk ja nii, et meil käib kogu aeg kuidagi nagu pendeldamine või nii. Aga ma kohtusin ühe tüdrukuga, kui ma teile nime ütleks, te teate ka teda ilmselt kõik, aga ma küsin, kuidas sul läheb. Ta ütles, et tead, mul läheb hästi. Ma tean täpselt, et ma olen selles kohas, kuhu Jumal mind on pannud. Ja minu jaoks see oli nagu nii äge vastus, et kristlasena me tegelikult mõtlesin, et appikene, kui nii on võimalik elada, siis ma tahan nii elada. Ja nii on võimalik elada, et me kristlastena teame, kes me oleme. Mitte me ei pea küsima seda kellegi teise käest. Ei oma ema käest või isa käest või vanaema käest või pastori käest või kuti või tüdruksõbra käest või whatever. Ja me ei pea ka kellegile tõestama, mis me oleme, vaid me oleme saanud teada seda oma isa käest, et kes ma olen ja milleks ta mind on loonud. Ja vaata, need on kõige enesekindlamad tüübid üldse, kellega sa võid kunagi kohtuda. Keegi on kunagi öelnud, et see mees, kes on leidnud Jeesuse, siis sa tunned ära selle järgi, et ta ei otsi enam midagi. Tänapäeva inimesi, eriti meie läänes, ükses vabas ühiskonnas ja ükses edukuse värgis, kõiges tagaajamises ja nii. Siis iseloomustab see, et kõik justkui kogu aeg otsivad midagi uut. Nagu mingi uut kogemust või uut mingit väljakutset või uut seiklust või midagi uut, nagu uut, nagu sa otsid. Need ei ole pahad asjad, selles mõttes ei ole paha nagu otsida mingit uut kogemust või minna langevarjuga hüppama. Mina kunagi ei läheks, aga te võite kõik kas või minna. Ei ole paha midagi selles, aga kui su elu defineerib see, et sa ei ole kunagi rahul sellega, mis sul on, sa isegi võib-olla ei näe seda, mis sul on, vaid sa kogu aeg tunned, et sul ei ole mingeid asju, mille poole sa pead nagu püüdlema või mida taga ajama ja värki asja nii, siis see on halb. Aga mees, kes on leidnud Jeesuse, siis sa näed seda tema elust, et ta ei otsi enam midagi, vaid ta on leidnud elus selle kõige olulisema. Ja sellest Jeesusest ma tahangi rääkida. Jeesuse ristis on vabadus. Selleks, et me üldse aru saaks nagu kust meie vabadus nagu pärit on. Sest me ei ole keegi orjad, sa ei ole ori ju, Taavet. Sul pole mingeid ahelaid, eks ju. Aga ometi mõnel päeval sa tunned, et see ei ole sina, kes su elu juhib. Mõnel päeval me avastame ennast kohtades tegemas neid asju, kus me teame, et okei, mina ei tahtnud seda, et see nii läheks. Ja ma parandan meelt ja ma kahetsen ja ma avastan, et ma jälle teen midagi, mida ma tegelikult ei taha teha. Ma tean, et see on vale, see teeb mulle haiget, see teeb teistele haiget, aga ma ikka teen seda. Kas sa siis oled vaba? Või on keegi, kes juhib sind paikadesse, kus sa tegelikult ise ei tahaks kunagi minna? Paulus räägib sellest, et temal on sarnane kogemus olemas inimesena. Ta tunneb, et ta on mingisuguste asjade keskel, kus ta ei kontrolli enda elu. Ja ilmselt see kogemus on meil siin kõigil ka. Kes siis oli see Jeesus, kelle risti surma peale me vaatame ja ütleme, et seal on vabadus. Et Jeesuse ristis on vabadus. Täiega huvitav. Rist, hukkamisvahend sümboliseerib meile kristlastele hoopis midagi muud, mis ta algselt oli. Algselt, kui keegi risti vaatas, siis ta ütles jäk, sest seal tapeti inimesi. See oli verine, see oli rõve, see oli häbiväärne, see oli hull valu ja alandus ja piin ja kõik see. Ja nüüd me kanname seda enda kaelas. Ja me ütleme, et see märk siin sümboliseerib mulle seda vabadust.
see sümboliseerib mulle päästet, see sümboliseerib mulle elu ja sul kutt on eriti lahe rist kaelas veel ja sul on hõbekett ka lahe, täiega äge. Tegelikult ma oleks tahtnud ka kunagi hõbeketiga käia, täna see mulle enam ei sobi, sest ma olen nii vana lihtsalt vist. Aga ma ei tea, võite pärast nõu anda. Aga me kanname seda ristimärki nüüd. Mõtle, kui keegi käiks ringi ja tal oleks elektritool oleks kaelas. Doesn't make sense nagu at all. Või Kalasnikov, AK-47 või midagi siukest oleks kaelas. Nendega tapetakse ka inimest, risti külge tapeti inimesi, see oli kogu point. Ja kristlaste jaoks on saanud nagu vabaduse sümboliks, täitsa crazy, vabadusvõitlejatel võib-olla on AK-47 kaelas, et võitlevad vabadust, aga see on ikkagi julm ja see on jõhker ja see on imelik. Vaatame korraks, kes see Jeesus siis oli, kes seal ristil rippus. Ja täna, mul läheb veel umbes 15 minutit, ma ei hoia teid täna kaua kinni. Me läheme vaikselt nagu sügavamale nendes asjades, aga ma tahan, et sa lihtsalt mõtleks kaasa minuga täna. Ja laseksid pühal vaimul avada enda jaoks mingeid asju võib-olla, mida sa siiamaani kas ei ole pannud tähele või sa oled üle läinud või siis tuletad uuesti meelde. Aga Jeesus on Jumal. Ja Jeesus oli inimene. Kogu aeg me räägime sellest, et ta oli 100% Jumal, ta oli 100% inimene. Mis oli see tema jumalik pool? Kust me leiame seda tema jumalikkust? Võtame Johannese evangeeliumi 1. peatüki lahti ja seal on kirjutatud, Johannes alustab oma evangeeliumi rääkides Jeesusest. Ja ta alustab rääkides sellest, kes Jeesus oli. Ja kui sa ise tahad, sa võid kaasa lapata, mul on praegu siia mõned kirjakohad, aga esimene on Johannese evangeeliumi 1. peatükk, sa võid selle võtta lahti. Ja seal on kirjutatud nii, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Ja siit ta räägib pikalt sellest, et kes see sõna on Jeesus. Võtame järgmise kirjakoha, võtame Johannese evangeeliumi 17. peatüki. 17. peatükk Johannese evangeeliumist. Ja 5. salm. Nii et Jeesus, ta on olnud algusest peale, kõik on loodud, kõik on tekkinud tema läbi, ta on Jumal. Johannese 17.5 ütleb nii. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa mind, Jeesus räägib, enese juures, selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Me loeme siit, et Jeesus, see, keda me jõulude ajal ootasime nüüd sõimes väikse beebina ja mõtlesime nendele sündmustele, et ta tegelikult oli juba enne maailma rajamist, ta oli isa juures kirkuses. Ja seda Jumala kirkust me ilmselt keegi ei ole näinud. Ilmselt muidu oleks aju ära sulanud ja silmapõhjad läbi kõik omadega kärsanud. Jumala kirkust lihtsalt me ei suuda vist nende ihulike silmadega näha. Aga Jeesusel oli see Jumala kirkus, ta oli isa juures, tal oli kirkus, sest Jeesus on Jumal. Ta on enne maailma rajamist olnud, ta ei sündinud esmalt kohe sinna sõime ja siis vaatas, wow, mis asi ma nüüd olen? Jeesus teadis täpselt, kes ta on ja kust ta tuli ja ta ütles oma jüngritele ka, et kes ta on, kust ta tuli ja kuhu ta läheb. Nii et Jeesus on Jumal. Seda lihtsalt tahan nüüd siin rõhutada veel 8 minutit. Võtame kiri kolosslastele ja 1. peatükk. Kiri kolosslastele, 1. peatükk ja 15. salmist alates loeme kuni 18. salmini. Nii, kiri kolosslastele, 1. peatükk, salm 15 hakkan lugema. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Kõik püsib koos lihtsalt tänu Jeesusele. Täiega crazy. Ma tulen kohe selle mõtte juurde tagasi, loeme edasi. Ja ta on oma ihu, ehk siis koguduse. Ta on valinud meid oma ihuks siin maa peal, koguduse pea. Tema on algus esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. Täitsa crazy. Temas püsib kõik koos. See on olnud minu jaoks täiega fascinating, sest mulle meeldib mõelda seda, et Jumala sõna on tõde ja see on nagu kõik tõde. Ehk siis, et siin ei ole niimoodi, et siin on nagu mõned asjad, mis peavad paika, aga et inimesed siin areneme ja saame targaks ja
leiutame igast pomme, laseme asju õhku ja oleme hästi targad, maailma valitsejad ja siis, et me avastame mingeid asju, mis Jumala sõna nagu tühistab. Aga et Jumala sõna on tõde ja see jääb tõeks. Ma ise mõtlesin seda, et mõelge, kui inimesed on vaadanud nende igast mikroskoopide ja luupide ja igast binoklitega nagu sinna aatomi tasandile asju uurivad, siis tegelikult nad tõdevad kõik seda, et põhimõtteliselt aatomite suurem osa aatomist moodustab tühjus. Ehk siis nad ei tea, mis asi hoiab seda aatomit koos. Meie kristlased teame. Tema. Siis see, et me siin kõik laiali lenda aatomiteks, siis see on lihtsalt, Jeesus hoiab meid koos. Jeesus hoiab kogu seda masinavärki koos. Muidu lendaks lihtsalt laiali, sellepärast, et aatomid ju teate, see on see junn seal keskel ja siis mingid tilulilud panevad seal ümber ringi, eks ju. Need väga teaduslikud terminid on mul siin. Tilulilud. Ja mis asi neid koos hoiab? Et sõna hoiab koos kogu seda maailma ja see ongi tõde, nii et seda me siit loeme. Võtame veel ühe kirjakoha, Heebrealaste kiri ja 1. peatükk ja kohe esimesed 2 salmi. Jumal, kes muiste palju kordi mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailma teinud. Nii et Jeesus on 100% Jumal. Piibel ei jäta siin nagu mitte mingisugust kahtlust, et umbes, et kas Jeesus on kuskil rankingus nagu madalam või whatever, saate aru, mis ma mõtlen, eks. Et see, et ta inimese kuju võttis, siis see on meile nagu super jipi, me ei suudaks Jumalat ette kujutada endale. Aga sõna sai lihaks ja kõndis meie keskel. Keegi on hea näite toonud sellest, et kui sul on sipelgapesa ja sul on räige metsatulekahju tulemas, kuidas sa saad sipelgatele öelda, et poisid, move, et kolige minema siit metsaservalt, tulekahju tuleb. Ma võin seal ise joelina, ma võin seal röökida seal selle pesa ääres ja selgitada neile seda asja, nad ei saa aru. Aga hoopis teine lugu on see, kui minust saab sipelgas ja ma olen sipelgana nende keskel ja seletan neile, et kuulge, mul on siuke ilmutus sellest, et praegu metsatulekahju tuleb ja mehed, et meist saavad kõigi vist barbecue, kui me ei lähe. Siis kõik võtavad kohvrid ja hakkavad minema, sest nad saavad must aru. Ja täpselt see on, mis sündis, kui sõna sai lihaks ja Jumal otsustas, et ta sünnib, et ta võtab selle orja kuju, nagu Filippi kirjas on kirjutatud, et Jeesus ise alandab ennast ja ta tuleb ja saab inimeseks, võtab orja kuju, ta võtab inimese kuju. Jumal, kes ei peaks tegelikult mitte midagi tegema, otsustab seda siiski teha. See on täiega crazy, et Jumal otsustab saada inimeseks ja veel milliseks inimeseks. Mõelge nüüd korraks sellele, et see Jeesus, kes sõimes sündis, ei olnud vähem Jumal kui see, kes on ilmutuse raamatu lõpus. See Jeesus, kes sõimes sündis, ei olnud vähem väeline kui see, kes on ilmutuse raamatus, kes oma suu hingusega hävitab kuradi. Piisab sellest. Ei ole mingit võitlust. Et ma tahan natuke nagu murda võib-olla mingeid karikatuurseid pilte, mis meil ka on tekkinud sellest valguse ja pimeduse ja headuse ja kurjuse nagu võitlusest, nagu Jumala ja kuradi vahel käiks hirmus ragin. Siin ei ole mingit võitlust. Siin ei ole mingit võitlust. Nad ei ole nagu võrdväärsed vastased, keda pannakse boksi ringi, et vaatame, kumb rohkem pauke saab, eks ole, ja kumb rohkem paneb. Mõelge sellele. See Jeesus, keda me teenime, keda me usume, kes meile risti surma läbi võitis kätte vabaduse. See Jeesus ongi see Jumal, kelle läbi on kõik loodud, kes lihtsalt otsustas saada inimeseks. Et me saaksime näha isa kirkust, et me saaksime kuulda isa sõnu. Täiesti crazy. Ja ta tuli meile teateid tooma isa juurest, rääkima sellest, milline on taevariik, et sinna tasub tulla, rääkima, kuidas sinna saab. Ja enne kõike ta tuli täide saatma seda, mida Jumal oli algusest peale planeerinud. Nii et Jeesus, ta on 100% Jumal. Selles, et ta inimene on, selles me ilmselt ei kahle, kes me Chosenit oleme vaadanud ka, siis Chosen teeb super hästi, nagu annab edasi seda Jeesuse inimlikku poolt. See on nagu ülikuul, nagu ülihästi, aga vahel me unustame ära, et see sama Jeesus, et ta on 100% tegelikult Jumal ja kogu selle asja looja. Ja seda ma tahan sulle täna õhtul lihtsalt meelde tuletada. Jumala plaan, teiseks, Jumala plaan oli algusest peale valmis. Me mõtleme, et huvitav,
kas Jumalal tuli vahepeal see risti mõte või nagu see, et okei, et vaatasid, asjad lähevad nässu, saadaks oma poja maailma, kui inimesed ei suuda seadust pidada, siis äkki minu poeg suudab seadust pidada ja võib ohverdada ennast siis kõigi pattude eest. Ei, Jumal mõtles seda algusest peale. Vaatame, kust me seda leiame. Kõigepealt Jumal on näidanud oma seda päästeplaani meie jaoks, et ta tahab meid vabastada, et ta tahab meid päästa, et ta on meist üldse huvitatud. Ta näitas seda juba aias, Eedeni aias. Võtame täiesti Piibli alguse lahti sealt samast 1. Moosese raamatust ja 3. peatükist me leiame selle tõotuse, kui inimkond, siis 2 inimest, inimkonnad, 2 inimkonda, Aadam ja Eeva, kui nad olid keeranud Jumalale selja, olid uskunud kuradi valesid ja olid läinud nende valede järgi, oli ära petetud, kuidas iganes sa seda nimetad, igatahes nad olid langenud ja Jumalast nad olid nüüd lahutatud. Nende ellu oli tulnud midagi, mida enne ei olnud ja selleks oli surm. See on nagu super huvitav. Mõelge, enne seda mitte ükski asi maailmas ei surnud. Ükski asi maailmas ei surnud enne, kui inimene langes pattu. Nii et selles mõttes võite kahtluse alla seada need evolutsiooniteooriad, kus nagu hunnik dinosauruseid on enne ära surnud ja kõik igast asjad on surnud, järsku tuleb elu. Piibel räägib täpselt vastupidi. Jumal andis elu, kui inimene langes pattu ja siis tuli alles surm maailma. Mitte ükski puuleht ka ei kuivanud, ta ei surnud, sest surma ei olnud. Aga see, et inimene tegi pattu, see tõi selle surma meie kõigi sisse ja see tõi selle surma siia maailma ja nüüd me näeme seda igal pool meie ümber. Ja see on täiega cool, et Jumalal on päästeplaan, kuidas see surm kõrvaldada ja kuidas uuesti taastada ainult elu. Ja seda ta näitas kohe seal alguses. Ta ütles 1. Moosese raamatu 3. peatükis ja 15. salmis ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele. Ta räägib nüüd Maoga. Sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Ta räägib Jeesusest. Ta ütleb seda, et ühel päeval siis naise seemnest, seepärast et mehe seemet seal ei olnud, pühast vaimust, seal oli ainult naise seeme. Naise seemnest sünnib keegi, kes teeb kuradile, eks. Ja me teame, et risti surm oli see, kus Jeesus võitis kuradi ja surma ja patumeelevalla ja kõik. Kanda salvati, valus oli. See pilt oli kole, kuidas Jeesus selle risti peal rippus, aga kuradi pea sai purustatud. Nii et siin ei ole mingit sparringut nagu tegelikult Jumala ja saatana vahel. See on võidetud värk, vali pool lihtsalt. Vali pool, nagu nii simpel see ongi. Sest me teame, kuidas ju igatahes võitja pool. Nii, näitame nüüd seda ka, seda lunastuse ja selle päästeplaanis. Korraks lihtsalt keerame lehekülge ja võtame sealt sellest, lihtsalt üks ilus pilt veel sellest 1. Moosese raamatu 3. peatükist ja 20. ja 21. salm. Nüüd, kui inimesed on pattu langenud, siis Jumal näitab kohe, et mis selleks peab sündima, et saaks need patud lunastatud. Selleks, et keegi saaks elada, peab keegi surema. Ja siin ta on piltlikult, inimesed avastasid üks hetk, et me oleme paljad. Jama lugu, hakkasid endale põllekesi asju tegema ja värki nii, aga siit me loeme. Ja Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks. Ja issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele, pane nüüd tähele, mis asjad, mitte põlled, mitte viigilehed, vaid nahkriided ning pani neile selga. Kust nahka saab? Õige, looma küljest. Keegi pidi surema juba seal aias. Kas te näete seda? Et Jumala see päästeplaan, et Jeesus läinud lihtsalt lampi, see ei ole, et Jeesus on järsku ristil, ohverdab ennast kellegi eest. Ei, Jumal juba siin näitab aias ära, et selleks, et keegi saaks veel edasi elada, näed, keegi peab nüüd surema. Ja seal olid need loomad, eks ole, kes surid, Jumal ise tegi, mõtle. Tegi neile riided, et katta nende häbi, nende üleastumine, kõik värki nii. Mõelge, kui hea meie Jumal on. Ta ei vaata lihtsalt, jobu, teeme uued. Ja ta ei vaata sinuga ka, mitte kunagi, kui sa langed või kui sa oma silmis nagu pole väärt või sa tunned, et jälle nagu ajasin kõik nässu või nii, siis Jumal ei vaata, et sinust ei saa mingit asja. Ei, ta on armuline. Ta ei lükka sind mitte kunagi kõrvale. Mitte kunagi. Ükskõik, mis sa oled teinud, siis Jumal ei lükka sind kõrvale. Ära ise lihtsalt jookse ära ta juurest. Häbi on tihti see, mis paneb meid põgenema. Kui Aadam vaatas, et nogu, siis ta pani
kohe plehku põõsa taha, et kui Jumal tuleb, et ei taha, et paljalt näeb. Eks ju, häbi ajab põgenema. Ja tänapäevani, kui me vaatame oma määrdunud südant, oma tegusid või asju, mis me oleme teinud, siis see tahab panna meid põgenema Jumala juurest. Aga vastupidi, jookse Jumala juurde, et tema kataks sind, et ta võtaks ära su häbi. See on võimalik, see on 100% võimalik. Ärgu kurat sinule valetagu, et siit ei ole väljapääsu, et siit ei ole lahendust, et sa pead ennast põõsas peitma elu lõpuni. Ei pea. Mine Jumala ette, too kõik sinna valguse kätte. Ja Jumal on armuline ja ta on hea. Okei, loeme edasi. Egiptuses Jumal annab selle pildi, me teame, te ei pea üles otsima, kui te ei taha, aga 2. Moosese raamatu 12. peatükis me näeme jälle seda võrdpilti sellest ohvrist ja näeme seda, et Jumalal on algusest peale olnud see plaan, et miks ta Jeesuse saadab ja mida Jeesuse surm tegelikult meie jaoks nagu tähendab. Siis 2. Moosese 12 ja võtame sealt 7. salmi. Ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Siin on paasatallest nüüd juttu ja loeme sealt 13. salmi, aga veri olgu teile tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Ta plaanis Egiptuses kõik esmasündinud hukata, aga need, kes olid verekaitse all, loom pidi jälle surema, see väike tallehke, eks ole, ja tema verega ja kes olid verekaitse all, siis neid surm ei puutunud. Jumal räägib sellest, mida ta Jeesuses plaanib teha, ta räägib algusest peale. Kui sa loed piiblit, siis sa näed algusest peale, mida Jumal plaanib. Tal päästeplaan on tegelikult algusest peale olnud valmis ja tal on head plaanid, need töötavad, need plaanid. Ja siit võib veel lugeda 22. salmi ka. Ja võtke iisopi kimbuke, kastke kausis olevasse verre ja määrige ukse pealispuud ning mõlemad piitjalga kausis oleva verega. Ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja uksest. Seal oli väga täpselt öeldud, kui sa tahad elada, tee nii, nagu ma ütlen. Jumal jätab alati sulle võimaluse, valikuvõimalus. Uks on alati olemas, täiesti crazy. Uks on alati olemas, aga sa ei pea sealt ära minema. Jumal jätab sulle, siis Jeesuse järgimises, me räägime sellest homme õhtul, on alati vabadus. Sul on alati võimalus jalutada minema. Jeesus ei hoia sind selles mõttes vägisi kinni. Aga ta ütleb, et ära mine. Seal väljas on surm. Siin on elu. Kui te olete selle verekaitse all praegu, siis püsige selles kojas. Püsige selles kojas, kui te tahate elada. Ja need, kes tegid nii, need elasid. Nad võtsid tõsiselt Jumala sõnu, sest kui jutt läheb juba eluks ja surmaks, siis me hakkame asju tõsiselt võtma. Praegu me mõtleme, me oleme noored. Et ma ärkan homme hommikul ja ma teen ikka neid samu nalju, mis ma alati teinud olen ja kõiki värki ja scrollin oma Instat, aga tegelikult me ei tea, kui palju Jumal meile päevi annab. Mitte keegi ei tea. Mitte keegi ei tea. Üks hea sõber, üks muusik hiljuti, siis aasta tagasi, üks armas vend, üks esimesi soomlasi, kellega meie pere tegelikult tutvus, ta oli minu vanune kutt, natuke must noor, vanem, 1 aasta. Läks eelmine aasta oma pojale kooli järgi ja poeg läks autosse ja isa oli autos rooli taga surnud. Lihtsalt süda ei seisma. Lihtsalt süda ei seisma. Kõik oli terve. Läks oma pojale kooli järgi ja poeg teeb ukse lahti ja isa on autos surnud. Meil ei ole garanteeritud, nii et mõtleme, et elu ja surm, et igavik minu jaoks, kui ma olen noor, on kuskil seal kaugel ees, seal kus Mihkel on, eks ole. Aga tegelikult on niimoodi, et see igavik on kogu aeg meie kõrval. Ja me mitte kunagi ei tea, millal me sellest joonest üle astume. Mitte kunagi. See igavik on kogu aeg meie kõrval siin. Ole tark, ela oma päevi targasti. Ära mine kaasa selle maailma vooluga, mis on nii ebakindel, mis lubab sulle asju, mida ta ei suuda tagada. Ära usu saatana valesid. Ta petab ja varastab, sest ta on valede isa ja tema ainuke eesmärk on hävitada sinu elu. Ta ei taha sulle mitte midagi anda, vaid ta tegelikult tahab sult kõik ära võtta, kaasa arvatud su elu. Lihtsalt sellepärast, et ta tahab Jumalale haiget teha ja Jumal armastab sind väga. See on nagu super crazy lihtsalt. Anyways. Kõrbes. Ärme sinna lähe, hea küll. Kõrbest annab selle vaskmao, tulevad maod, kes seda nurisevat rahvast salvavad ja jälle Jumal annab võrdpildi. Ütleb Moosesele, tõsta madu ridva otsa, kes vaatab seda madu, jääb elama. Kes vaatab seda madu, paraneb oma hammustusest ja ta ei sure. Muidu maod salvasid inimesi, kõik, kes rabelesid, otsisid arste või plaastrit, värki surid. Aga Jumal pakub päästetee, vaata madu, jääd elama. Nii see on. Jälle on see valik, kuhu sa vaatad. Kas sa vaatad Jeesuse peale? Ja ta ei käskinud isegi maole ohverdada. Ta ei öelnud, et tooge sellele maole hästi palju ohvreid. Laulge sellele maole hästi palju ülistust.
käige pühapäeviti seda madu vaatamas, ei, kes vaatab. Nii et meie saame oma silmad hoida Jeesuse peal, kui me tahame uskuda tema risti surma, tema meelevalda surma ja patu ja kuradi üle, siis piisab sellest, kui me vaatame tema peale, et me vaataks tema peale, aga Jumal on seda, ta on algusest peale seda plaaninud ja Jumala plaan on täiuslik. Mina ka noorena, ma mõtlesin seda, et crazy, et Jumal pidi nii keerulise plaani tegema, miks see nii keeruline on? Et ta oleks võinud ju lihtsalt nagu, et okei, sa oled hea inimene, sa saad taevasse, sa oled nagu enam-vähem paha inimene, sa lähed põrgusse. Aga siis keegi ütles kunagi ühel jutlusel, et aga kus sa tõmbad selle hea ja kurja joone? Kas see inimene, kes peksab ja tapab ja varastab, siis ta on paha ilmselgelt. Aga kas see inimene, kes 2 korda nädalas oma emale näiteks valetab, kas ta on nagu hea või paha? Et kus sa selle piiri tõmbad? Või see, kui sa poest ainult šokolaadi varastad, kas siis sa oled nagu, lähed sa kus sa selle piiri tõmbad? Ja Jumal on selle piiri tõmmanud, see on täiuslikkus, on selle piiri nimi. Kui sa oled täiuslik, siis sa võid Jumalat vaadata, sa võid Jumala juurde minna. Igaüks, kes ei ole täiuslik, kes on eksinud kas või ühes käsus, on üleastuja kõigis. Ja sa võid mõelda, et crazy, et see on veits nagu ebaõiglane. No ei ole ebaõiglane. Kui sul on keegi röövel, kes on käinud panka röövimas ja tulistanud telleri maha seal ja siis pärast politsei saab ta kätte ja viib ta kohtusse, siis kohtunik ütleb, et kuule, sa oled kurjategija. Saadan su elektritooli, see, millest me enne rääkisime. Eks? Siis ta ütleb, ei, härra, aga need on ainult 2 asja, mis ma olen teinud. Ülejäänud elu ma olen väga hästi elanud, ma olen annetanud laste haiglale, ma olen teinud kõike head ja värki ja nii, et seda paha asja ma tegin ainult 2 asja. Kas see on siis hea kohtunik, kes ütleb, et sa paistad hea poiss, et sa saad aru, et sa tegid valesti, et ära enam tee, mine minema. Ei, me kõik oleks nagu, et mida värki, et mida metsa küll, et ta peab saama oma karistuse. Ja täpselt nii on iga ühe meiega, kes me oleme Jumala seadustest üle astunud, siis Jumal peab meid karistama. Ta peab meid karistama, et ta ise säilitaks enda pühaduse ja täiuslikkuse ja õigluse. Ta peab olema õiglane. Selle kohta on üks hea lugu, kuidas ühes hõimus oli kuningas, kes oli suht hea kuningas, aga see hõim oli suht kehv, sest seal varastati hästi palju. Ja seal oli kogu aeg nagu lihtsalt, ja lõpuks oli nii, et linna ametnikud ise ka andsid kuningale nõu, ütlesid, kuule kuningas, sa pead midagi ette võtma. Et teeme nii, et kes nagu järgmise 10 päeva jooksul midagi varastab, siis see pannakse külaplatsile ja lihtsalt põhimõtteliselt pekstakse surnuks. Talle antakse 40 piitsahoopi ja kogu rahva ees, et see on nagu see karistus ja ei usu, et keegi sellest eluga välja tuleb. Ja siis linna elu muutus kohe rahulikuks. Külas keegi ei varastanud enam mitte midagi, kuni üks noor kutt jäi vargusega vahele. Ta toodi kohtusse, toodi sinna samasse külaplatsile, see oli nende kohus, nad olid seal oli see kuningas ja seal oli kogu külarahvas ja kõigil olid silmad punnis ja kõik vaatasid, mis nüüd saab. Sest see noor mees oli selle kuninga enda poeg. Ja kuningas teadis, et kui ta nüüd peaks oma poja suhtes tegema erandi, siis ta ei ole hea kuningas. Ja ta teadis, kui ta nüüd oma pojale peaks kogu need piitsahoobid selga lajatama, siis ta ei ole hea isa. Ja sellepärast oli terve küla oli lihtsalt põnevil, et mida ta nüüd teeb. Mida ta nüüd teeb? Ja ta teadis, et see võib lõppeda tema poja surmaga. Ja ta kuulutas välja kohtuotsuse ja ta mõistis oma poja süüdi. Ja määras talle need 40 piitsahoopi selga. Ja linnarahvas oli lihtsalt silmad punnis, ühed arvasid ühte, teised arvasid teist. Aga mida siis see kuningas tegi, oli see, et ta tuli oma sellelt toolilt, ta kõndis oma poja juurde. Ta läks oma poja selja taha ja kattis enda seljaga selle oma poja selja. Ja ütles, et piitsutage nüüd. Ja see on see viis, kuidas Jumal on saanud säilitada oma pühaduse ja oma õigluse, aga on näidanud üles ka oma armu, makstes ise kinni need meie eksimused ja meie võlad, võttes vastu ise selle karistuse, selle surma, mida meie väärime tegelikult. Jeesus on 100% Jumal. Jumal oli algusest peale see plaan,
kuidas ta meid päästab, kuidas ta meid vabastab, kuidas ta saab meid vabastada sellest patuahelatest ja sellest kuradi meelitamisest ja kõigest sellest, millest me siin rääkisime, et kuhu ta veab meid, eks ole, me ei taha minna, et kuidas tal oli see plaan ja see on täiuslik plaan. Ja ta on viinud selle ellu selles, et Jeesus Kristus Jumalana sai ise inimeseks ja tuli siia maa peale. Elas täiuslikku elu, pidas seda seadust, mida ükski inimene ei ole suutnud pidada ja minnes lõpuks ise ristile ja maitstes surma meie kõigi eest. Jumalal ei oleks olnud mitte mingit põhjust maitsta surma, aga ta valis seda teha, et saaks meile kinkida vabaduse. See on täiesti crazy. Ja meil ei ole muud teed. Jumala juurde on ainult üks tee ja selle tee nimi on Jeesus. Ja kui sa mind ei usu, siis loe Johannese evangeeliumi 14. peatükki ja 6. salmi. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Need on Jeesuse sõnad. Sul on võimalus neid mitte uskuda. Otsida oma teid, whatever. Aga Jeesus on öelnud, et tema ongi see ainus tee. Ja mina valin uskuda Jeesust 100%. Kas sa täna saad minna Jumala juurde? Kas sa täna saad minna niimoodi Jumala juurde, et lähed ja surud talle kätt või viid mind? Ma ütlen, ma tahaks väga Jumalat näha. Ma olen ateist, aga ma tahaks Jumalat näha, et vii mind Jumala juurde. Sa ei ütled, et sa oled kristlane. Ei saa, keegi meist ei saa viia kedagi Jumalaga kohtuma kuskile tuppa või me isegi ei tea, kus see taevas on. Ütle, kus see taevas on. Mu lapsed aeg-ajalt ikka küsivad, et kuuled, et kus see taevas, kas see on seal kosmoses või kus see on ja värk ja nii. Ma ütlen, I have no idea. Et sellega on nii naljakas asi, et me ei saa minna sinna. Sa ei saa valida täna, et sa lähed, käid taevas ära, siis sa tuled homme tagasi, sööd siin putru hommikul. Täiesti crazy, me ei saa minna Jumala juurde. Ja mõtle nüüd, kui meil mitte ühelgi inimesel ei ole seda teed Jumala juurde, aga Jeesus ütleb, et tema ongi ainuke tee, siis see ongi tõsi, ainult ühte teed pidi saab Jumala juurde. See tähendab minna läbi surmast, aga Jeesus on surma võitnud, nii et meie jaoks tähendab see teate mida või? Kui sa sured, siis see on nagu Jeesus. Panid tähele, ma näitan uuesti. See ongi kogu surm. Sest igavene elu on meil juba pihta hakanud siin ja me lihtsalt ühel päeval näeme Jeesust palgest palgesse. Tõuseme ja palvetame. Ülistusbänd võib lavale tulla, täna me sellega lõpetame. Lihtsalt tahan teile jätta ööseks marineerimiseks või sinna sauna lavale mõtlemiseks seda, et mõtle Jeesus Kristus, kes ristil rippus ja kes ristil suri meie eest, siis see Jeesus on Jumal. Ta ei ole vähem Jumal, ta ei ole mingi osa Jumalast, vaid ta ongi Jumal. Ja mõtle see Jumal, kes lõi selle maailma ainult oma sõnadega. Milline vägi. Ta ise eksisteerib sellest väljaspool, teda ei saa panna siia. Isegi selle universumiga me ei suudavat Jumalat mahutada, sest ta on väljast poolt. Ta rääkis selle universumi, mis tähendab, et kogu aeg, kogu ruum, kogu mateeria, ta on rääkinud selle eksistentsi. Ta on loonud, see on tema loodu. Ja mõtle nüüd see sama Jumal lasi endaga teha seda, mida me Passioni filmis teame. Et kui teda piitsutati, ta lasi endaga seda teha. Talle pandi see okas kroon, lükati talle pähe. Ja sealt Torino sellelt surilinalt on proovitud välja arvutada ja vaadata, et mitukümmend seda peahaavadel nendest ogadest tuli. Need ogad olid näpupikkused ja nõelateravused, jämedad.
mis suruti tal koljusse kinni. See oli seesama Jumal, kes lõi selle maailma. Ja ta lasi endaga seda teha. Ta lasi ennast alasti kiskuda nende inimeste ees. Ta lasi enda peale sülitada. See on inimajaloos üks kõige erilisemaid hetki, kui sa mõtled sellele, kus see Jumal, kes seda maailma on nii väga armastanud ja kes vaatab ka täna selle maailma peale. See Jumal Jeesuses Kristuses, tema ilu ja tema kirkus. Ja sa näed seal kõrval inimesi, kes on kurjategijad, röövlid, pätid, et sõdurid, kes seal olid, mida iganes kurja nad on teinud ja nemad kohtuvad selle Jumalaga seal Jeesuse palges ja nemad sülitavad sellele Jumalale näkku. See on üks inimajaloo üks kõige traagilisem sündmus, kui seda mõelda, et see sama Jumal tuli siia maa peale. Ja mida kõike inimesed talle tegid. Miks veel see Jumal peaks hoolima sellest maailmast? Miks Jeesus ei astunud ristilt maha? Me ütleme neid asju, et armastus sundis teda ristile. Me ütleme neid asju, aga kas me saame aru, et tõesti see oligi tema armastus, mis talus kõike seda, mis lasi endale kõike seda teha, sest ta armastas igat inimest, ka neid, kes ta risti lõid. Ja kui väga see Jeesus täna armastab sind ja mõtle täna, see Jeesus on tagasi seal kirkuses. Ta istub oma isa paremal käel. Tal on veel mälestuseks kätes ja jalgades need haavad, mida ta sinu eest kannatas. Aga ta on ülendatud tagasi sellesse kirkusesse ja positsiooni, mis tal enne oli. Kas sa laseksid tal ennast armastada täna? Kas sa laseksid täna sellel Jeesusel enda südant puudutada? Tal on kõik meelevald, kõik vägi ja ta valib ka täna sind armastada. Mitte sulle ette heita sinu pattusid ja sinu eksimusi ja sinu süüd. Mitte sind häbistada, vaid selleks, et sind vabastada. Ja Jeesus on täna siin. Jeesus on täna siin. Sule oma silmad. Ärme veel sõnadega laula, aga mängige, see on väga ilus. Ja lase täna nüüd Jeesusel rääkida. Võtame umbes 7 minutit ja lase lihtsalt Jeesusel endaga rääkida. Ütle, et Jeesus, mina, Joel siin, praegu olen Saaremaal, aga Jeesus, ma tean, et sa näed mind. Jeesus, palun räägi minuga. Sina muidugi ära ütle Joel, sa ütle oma nimi. Võid öelda ka, kui vana sa oled, siis ta teab, kui keeruliste sõnadega ta räägib. Ütle, et ma olen 10-aastane, räägi lihtsalt, isa. Räägi, et ma aru saaks. Jeesus ei räägi keeruliselt. Ta räägib nii, et sa saad aru. Lase tal rääkida. Ja teie, kes te ülekannet vaatate, sina oma kodus ka, pane silmad kinni ja lase Jeesusel endaga rääkida. Ütle, et sa oled juba 63-aastane, aga Jeesus, ma ikka igatsen, et sa räägiksid minuga. Ma tean, mida sa kõike minu heaks oled teinud, kui väga sa mind armastad. Ja täna ma tahan öelda sulle, Jeesus, et mina armastan ka sind. Ja ma tahan, et see minu armastus sinu vastu kasvaks. Ma tahan, et see minu armastus sinu vastu suureneks. Jeesus, räägi minuga. Kallis püha vaim, ma tänan, et sa liigud siin. Issand, ma tänan, et sa põletad oma tulemärgid täna nende noorte inimeste südametele ja nende eludele. Ja ma olen veendunud selles, et mitte miski ei kisu neid, Jeesus, sinult ära. Nii nagu sa, Jeesus, ütlesid, sa ei ole kaotanud mitte ühtegi, kelle isa sa mulle oled andnud. Tead, sa ei lähe kaduma. Jumal ei pilla sind kogemata maha kusagil nurga peal, vaid ta hoiab sind. Lihtsalt ta on liiga palju sinu eest maksnud, et sind ära kaotada. Ta nii väga armastab sind. Ta nii väga armastab sind. Võta lihtsalt aega, et kuulata. Võta lihtsalt aega, et olla temaga koos. Ja täna siin on see aeg. See on
super vaba selles mõttes, kui sa tunned, et sa tahad istuda või tahad seista või pikali olla või tahad üldse vetsu minna, siis täiesti vaba. Jeesus võib rääkida igal pool suga. Aga su süda olgu tema ees avatud. Siin on neid, kes on tundnud, et sinu elu on ette määratud nagu millegi poolt, kas selle poolt, kes on su vanemad või selle poolt, mis sulle on öeldud, siis Jeesus pöörab täna kogu selle saatuse, mis sa oled arvanud, et on sulle, aga ta pöörab selle võiduks. Sa ei pea käima häbis, sa ei pea käima mingites, ma ei tea, mis iganes, kroonilistes valudes või hädades või läbikukkumistes, vaid issand tõstab su üles ja sa saad käia võidus. Sa saad käia selguses, sa saad käia oma igat päeva juba noorest peast alates. Kuulge, usu seda, sul on võimalik elada oma elu nii, et sa ärkad hommikul üles ja sa tead, miks sa elad. Et sa tead, kes sa oled. Et sa tead, et see koht näiteks, kuhu su sõbrad sind kutsuvad, see ei ole sulle, vaid sina käid ühte püha teekonda, mille Jumal on juba maailma rajamisest saadik sulle määranud ja sa nüüd oled otsustanud valida selle enda jaoks. Oh, halleluuja, halleluuja. Äkki ärkamine hakkab tõesti Saaremaalt, ma ei tea. Äkki hakkab, mis sa arvad tahad? Oh, Jeesus, Jeesus, Jeesus. Ära mõtle, et sa oled ainult 9-aastane, et Jumal ei saa sinuga praegu rääkida, ta saab. Ta saab sulle täna juba siin 9-aastaselt ära öelda, mida sa 47-aastaselt hakkad tegema. Küsi ainult, küsi, isa, ma vajan kuulda seda, kes ma olen. Ma vajan kuulda ja näha seda, mida sa kutsud mind tegema. Tänu Jeesus. Ja see on alles esimene õhtu, sõbrad. Ülistame Jumalat. Amen.
sinu ette too. Needki lõppevad, aga sina jääd. Seega tõsta ma käed ja kiitus ei lõppe mu suud. Kui kõik, mis saan öelda, on halleluuja, halleluuja. Oled enamat väärt kui parim, mis anda ma saan. Süda, mis laulab sul halleluuja, halleluuja. Ainus väljendus on üks soomu sees, sirutades käed, ülistada sind. Seega tõsta ma käed ja kiitus ei lõppe mu suud. Kuid kõik, mis saan öelda, on halleluuja, halleluuja. Oled enamat väärt kui parim, mis anda ma saan. Süda, mis laulab sul halleluuja, halleluuja. Seega tõsta ma käed ja kiitus ei lõppe mu suud. Kui kõik, mis saan öelda, on halleluuja, halleluuja. Oled enamat väärt kui parim, mis anda ma saan. Süda, mis laulab sul halleluuja, halleluuja. Kiida mu hing, häbenemata sa tõsta nüüd hääl. Kui lõvi, kes mergamas, anna talle au, ta nimele kiitus too. Kiida mu hing, häbenemata sa tõsta nüüd hääl. Kui lõvi, kes mergamas, anna talle au, nimele kiitus too. Kiida mu hing, kiida mu hing, häbenemata sa tõsta nüüd hääl. Kui lõvi, kes mergamas, anna talle au, nimele kiitus too. Kiida mu hing, kiida mu hing, häbenemata sa
kiitus ei lõppe mu suud, kuid kõik, mis saan öelda, südamis laulab sul halleluuja, halleluuja. Seega tõsta ma käed ja kiitus ei lõppe mu suud, kuid kõik, mis saan öelda, on Jeesus mu kuningas, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle enda andas, Jeesus mu kuningas, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Endale pruut, keda armastad. Jeesus mu kuningas, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle endan andas, Jeesus, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle endan andas, võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Su au ja las su au täita see paik. Ja las su au täida meid nüüd. Ja las su au täita see paik. Ja las su au täida
täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastan. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Tänu Jeesus. Vormi neist endale pruut, keda armastan. Ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastan. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastan. Halleluuja, kiitus issand. Isa, me täname sind, täname selle õhtu eest, täname selle võimaluse eest, issand, olla siin, issand, kuulda seda, mida sina oled, issand, meile kõnelemas täna. Läbi ülistuse, läbi sõnumi, püha vaim läbi. Halleluuja, isa, me täname, et see sõnaga, mis täna sai välja öeldud, need laulud, mis said välja lauldud, ja see sõnum, mis nendest lauludest kõlas, ja püha vaim see, mida sina tegid. Ma tänan, issand, et see on sinu tervik, Jumal. Aitäh sulle selle eest. Issand, juhi sina